Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et eelmise kalastusvideo peale tuli palju nõuandeid, et kui ei ole tõuku, matõlli, värki, siis milliseid asju võiks aseainena kasutada. Et osasid asju ma muidugi teadsin ka juba, aga noh, kas ei olnud siis kohe võtta või noh, ei olnud aega jahmerdama hakata nendega, aga tänase video teema ongi see, et proovime neid erinevaid asju siis, mida kommentaarides soovitati. Kõige toimivamad nendest, ma usun, on siiski need looduslikud söödad, et Tormi tegi mulle videokõne ja rääkis, kuidas vanasti võeti ise matõlli siis sükse mudasema koha pealt põhjast, et seda ma olin ka kuskilt nõukaaegsest kalastusraamatust loomulikult lugenud kunagi, aga pole ise nagu kunagi läinud otsima niimoodi. Et ja seda me täna ei jõua ka teha, sest et kell on juba palju, mul olid jälle mingid kohustused siin hommikul ja ei jõudnud kohe ja ma ei jõua praegu hakata seda nii suurt auku sinna jää sisse tegema, et seda matõlli otsida, aga kindlasti mingi kord ma videos näitan ja me proovime, kas siin meie sopis on seda. Ja teine asi on ürask, kooreürask. Ma ei teadnud, et seda ka talvel niimoodi koore vahelt leiab. Või ma millegi pärast ei ole seda talvel otsinud, et kindlasti see toimib sama hästi kui tõuk, et suvel 100% ma olen püüdnud tõuguga sama hästi kui, või selle üraskiga sama hästi kui tõuguga ja teine asi suvel muidugi ka see puruvana, mis särge hästi toob. Aga proovime siis sükseid mitte elusaid söötasid, et mis meil siin siis soovitati veel, et noh, mannataigen vaniljesuhkruga. Vaniljet oli mitu korda mainitud. Võtsin vaniljeessentsi poest ja ka vaniljesuhkrut. Keedetud munavalge siin soovitati ja siis lihtsalt korgiõngega, saiakuuliga. Noh, korgiõnge võib ka panna sinna kõrvale, kuigi ma täna arvan, et ma proovin ikkagist selle tirguõngega ainult. Siis sealiha, suitsuvorsti, pekki, noh, mingisuguseid sükseid asju. Ja praegu paneme keema munad, et munavalge pidi ka olema üks variant, ehk siis lükkame munad keema ja kiiresti valmistame mingisuguse taigna valmis ja proovime, vaatame, mis siis tuleb. Taigna sisse veel soovitati segada seda vatti, et seisab paremini konksu otsas, aga seda trikki ma tegelikult juba ka teadsin, sest mingid vene pässid õpetasid kunagi, kui ma Harku järve ääres kalal käisin poisikesena selles Tiskre ojas ja Harku ojas, seal siis kevadel pressis sinna särge sisse ja seal püüdsid venelased niimoodi ja püüdsin mina ka oma sõbraga seal niimoodi poisikesena, et vatiga segamini see tainas, et siis see taina kuul ei tule nii-öelda konksu otsast ära, et jääb seda kiudu sisse, aga niimoodi me praegu ka teeme, et teeme tavalise jahuga, paneme natuke mannat hulka ja paneme natukene siis seda vaniljeessentsi ja suhkrut ka hulka, teeme siukse mögina kokku ja vaatame, kas võtab seda, kas võtab siis mingid lihatükki või võtab seda munavalget. Noh, ühesõnaga kõiki neid variante hakkame nüüd proovima ja kõiki neid variante ma täna ei jõua proovida, ehk siis tuleb 2-päevane video ja oli ka palve mingi kommentaari all, et ka kuupäevadest rääkida, siis täna on 7. jaanuar ja jään väga paks. Sest siin on ikka korraliku külma olnud, aga selge, keedame munad ära, teeme möginad valmis, läheme jää peale testima. Enne jää peale minekut korraks siia tagasi tuli meelde, et oli soovitatud ka krevetti me poest praegu ei ostnud, jääb mõne teise korra peale proovida, et kõiki meetodeid korraga ei proovi ja oli ka juttu sellest, et võtta näiteks ostagi juba mingi külmutatud räime või midagi, et kui seal lihtsalt mingi valge kalakujuline lõhna asi otsas kõlgub, et haug võtab ka seda. Jah, on kogemust minul, et ta võtab ka seda, noh, nii-öelda surnud kala siis. Et mul on särjed ära surnud sinna konksu otsa ja siin eelmine talgi suri mingi kala otsa ära ja haug ikka võttis seda laipa ka. Aga ka seda ei hakanud seekord ostma, sest ma ei jõua kõiki neid meetodeid tõenäoliselt ühes videos katsetada, aga võtame mingid mõne ette ja vaatame. Nüüd jää peale. Nii, ja 4 auku, 3 sööta, et sai tehtud valmis 4 auku. No, süke 5-4 meetrit vahega. 1, 2, 3, 4 ja 3 sööta. Paneme praegu, anname igale söödale, ma arvan, esialgu 15 minutit proovi aega. See on vatiga tainas, manna, mingisugune jahu, vatt, vaniljesuhkur, vaniljeessentsi paar tilka, siis on munavalget ja pekki. Et millest alustame? Alustame munavalgest. See on kõige väiksemad tükid siin, et siis ei külmu ära. Vot,
ja paneme munavalge külge ja proovime, vaatame, mis me sellega saame. Mida siis munavalge kohta öelda? Praegu esimesed 5 minutit ei ole keegi võtnud. Liigun 3. augu peale ja üks tükk tuli lihtsalt otsast ära juba, et ta on hästi pehme asi. Et ma kujutan ette, kui seda kala korra võtab siis, ja kohe kinni ei jää, siis ta tuleb otsast ära. Et ta ei seisa jah nii hästi otsas, nagu näiteks mingi saiakuul, mis ma siin eelmine kord proovisin. Ja mis siis veel lisainfoks, et aukusid ma sisse ei söötnud praegu, et otsime nii-öelda kala taga, sest et siin sopis on kogu aeg olnud see teema, et need särjed on kogu aeg siin niikuinii kuskil olemas. Kogu aeg see parv on kuskil siin, et siin väikse sopi peal on suht lihtne seda leida, seda kampa üles, et sellest 4 auku peaks piisav olema, et mõne augu all keegi kindlasti on. Ja kui ta nüüd huvi tunneb selle muna vastu, siis ta seda võtab, aga noh, vaatame, testime. Aga vahest ei ole siin võtnud ka tõuku, selles mõttes, et ega siin on ju päevad jälle vennad ju. Ta vahest ei võta nagu mitte midagi siin. Aga noh, vaatame. Siin tavaliselt on see teema, et liigutad. Ma olen ise oma sopi peal juba natukene õppinud, et teed niisuguse 10, 15, 20 senti tõmbe, see tõmbab tähelepanu, siis jätad paigale ja siis võtab, et niisugust liikuvat, pidevat, jõnksutavat, seda ta tavaliselt ei olegi võtnud, et niisugune on siin jah niimoodi, et lased vajuda või tõstad järsku ja siis nagu võtab, aga noh, ega midagi, proovime edasi. Nii. Ja mis praegu juhtus? Juhtus see, et tuli munavalge peale siis väike turb. Ehk siis see on juba siukest mõõtu turb, noh, näpupikkune, mida saab panna elussöödaks. Ja nüüd teebki sellise asja, paneb ühe unna sisse ja munavalgele tuleb anda veel aega, sellepärast, et 15 minti pole täis. Aga munavalge töötas, turva puhul vähemalt, nagu eelmises videos nägite, ka sai töötas turva puhul. Vaatame, kas ka mõne särja, ahvenna või midagi muud siit välja meelitame, aga und sisse ja davai, paneme edasi. Ja unna paneme siia nii-öelda sopi sissesõidu tee juurde. Et kui siit see haug tuleb niimoodi siia sopi poole, jõe poolt, jõgi on seal, siis see koht on siin olnud toimiv eelmine talv. Et paneme siia haugu ja siia sisse. Ja lund natuke peale, sest et siin on nii suur külm, et ta lihtsalt hakkab mul külmutama kinni seda muidu. Paneme natukene nagu soojustus materjaliks siia serva peale. Et nii. Ja noh, nii 7 minutit siis munaga veel ja vaatame, mis saab. Siis vahetame sööta. Nii. Ja järgmine kala. Ja arvake ära, mis see järgmine kala on. See on kiisk. Kiisk tuli otsa muna peale, nii et munal on juba päris hea. Päris hea skoor. Ja loomulikult läheb see väike kiisk ka elussöödaks sisse ja siis vaatame juba munale on jäänud veel 3 minutit aega. See kiisk oleks muidugi hea lutsusööt, aga paneme ta praegu siia teisele poole otsa. Et siin taga on see allikas ja siin kalda ääres on ka toimunud eelmine talv actionit ja paneme ta niimoodi 70 centimeetrit vee alla, sest et siin on meil nüüd rohi all. Ja vaatame, kas siit miski otsa meil tuleb. No mine, ei taha minna. No, mine. Samamoodi lumi serva peale. Sest praegu on siin kohe jälle mingi -10 kanti, ma pean vaatama. Ennem oli -7, aga siin hakkab juba tasapisi õhtuseks ajaks tõmbama ja siin võib juba olla jälle mingi siuke -10 kanti ära praegu see temperatuur. Aga ega midagi, 3 minutit munaga veel ja siis võtame järgmise sööda ja vaatame, mis järgmiseks meil prooviks on. Ja munavalge aeg läbi, näitan siis ka
milline tirk üldse oli, ma ei tea, kui hästi siin näha jääb, musta-punasega ja hästi pisike tirk on, sihuke 3-4 millimeetrit läbimõõduga ja munatükk siis sihuke küljes, sellepärast see munatükk nii suur tundub, siin tegelikult ei ole nii suur see munatükk. Ja paneme otsa järgmise sööda, milleks on pekitükk ja kohe vaatame, miks see pekitükk siis välja näeb siin konksu otsas. Siukene siis, natuke väiksema panin kui see munatükk. Esialgu esimene munatükk, millega ma sain, kala oli ka väiksem ja proovime siis, vaatame, mis toimub. No nii, ja mis siis peki kohta öelda, pool aega läbi, veel pole keegi võtnud, aga pekitükk tundub, et seisab paremini konksu otsas kui see munavalge. Ja meil selja taga on siin Panku härra Pang, kellel on tekkinud jäähirm. Näed, Timu, tule siia, tule siia. Et eelmine aasta loom käis läbi jää seal taga, kus ala on seal see, kõrketega. Ja võt, kardab jää peale tulekut nüüd, et püsib kaldal. Ta saab aru küll, et siin on midagi kahtlast. Või tuleb? Näed, kuidagi hästi hiilides tuleb. Aga ta nagu väga väldib. Ta ei taha nagu tulla, muidu ta jooksis kogu aeg meil jää peal kaasas. Aga selge, 7 minutit veel pekile ja siis saab teha peki kohta kokkuvõtte. Nii, keegi võttis pekitükki, aga vaatame nüüd otsa. Ja võtab. Nii, ja saime. Ja saime mille? Saime turva. Ehk siis toimib ka pekitükk. Pekitükile on jäänud veel järgi 2 minutit. Ja Keiu tahab selle kala sisse panna. Keiu tuli spetsiaalselt siia alla, et panna ka sisse oma und. Paneme sulle ka unna. Jaa, haugi püüdma. Vali koht, kus sa tahad oma unna sisse panna. Mine seisa sinna, kus sa tahad panna, puurime augu ja siis paneme. Nii, ja pane oma käega sisse, jätta kollasest rullist võta kinni. Nii, jah, nüüd tee oma auk puhtaks ka selle teise kollasega. Ja siis pane see, riputa sinna sisse. Nii, võta üks täis veel. Mulle need plastikneed ei meeldi tegelikult. Et kui liiga jäässe lähevad ja tahad vasta jääd puhtaks koputada, siis ma olen ükskord ühe ära lõhkunud, et tegelikult peaks metallist siukse vaatama omale. Nii, lase alla. Tina viib ta põhja. Nii, väga hästi. Korra vaatan, kas ta ikka läks alla. No, läheb. Ja nüüd täpselt sama asi. Tõmbame. Kuramus, siin on serv vaja leitsa paremaks. Nii. Mine. Läks. Võta veel natuke seda plöga välja sealt. Veel, kiiresti. Teine ka. Ja jätame siis sul sisse selle siia ja paneme samamoodi lund jälle serva peale. Nii. Lükka jalaga lund ja teiselt poolt ka, kust ei ole. Jah, natukene sealt poolt, aga mitte palju. Aitab küll. Me vaatame pärast palju öösel temperatuuri tuleb, et kas me jätame nad sisse või kuhjame veel lund peale, sellepärast, et jätavad liiga kinni muidu meil siin. Aga ega midagi, 2 minutit pekile veel ja siis läheb see sööt, mis ma tõenäoliselt arvan kõige paremini võiks toimida see vaniljega, sest sellele on nagu kõige rohkem lõhna. Aga tundub, et turvad ruulivad siin, et üks kiisk küll ka, aga turbade värk, et ei taha see särgega ahven siin seni midagi, aga ütleme nii, et väga vähe aega on ju püütud ka. See on selline testimine ju ainult praegu. Ja siit ka idee tegelikult teistele kalastus-YouTuberitele, tee auk puhtaks ilusti. Siit ka idee teistele kalastus-YouTuberitele, et ma ise YouTuberina, kes hästi tihedalt postitab videosid, tean, et kogu aeg jääb neid ideid väheks, millest jälle videot teha ja nii edasi. Et siis teile ka mõte, tehke ka ja proovige ka ja kamba peale saame selgeks siis, mis siis sööt alternatiivne kõige parem on, kui ei ole võtta looduslikku sööta. Ja vaatame, kuidas teie tulemused on. Aga midagi, kähku, pekitükk külge ja 2 mintsa veel. Aga peki aeg sai täis ja peki tulemuseks jäi siis üks väike turb. Et kui eelmine kord tulid 2 sükest natuke suuremat turba, mis elussöödaks ei sobinud, siis täna need
2 turba, mis tulid, üks munavalgega, teine pekiga, on nagu väiksemat sorti turvad natukene, aga ka ühe isa pojad suuruse järgi. Ja hetkel undasid pole keegi puutunud veel, eks siin läheb kohe-kohe pimedaks ka. Kas jõuabki enam kala siin süüa? Siin on olnud mingisuguseid vaidlusi ennem ka inimestega, et kas haug sööb keset ööd või ei söö keset ööd. Noh, mina hästi nagu ei usu tegelikult, et haug on ikkagist nägemisele orienteeritud kala on ju, ja mida ta siin keset ööd jääl näeb, pigem ikka siis, kui mingisugune valgus sinna alla paistab, et noh, ma ei tea, ma ei ole nii ekspert sellel alal, aga mina arvan, et haug öösel ei võta, et pigem ikka siis, kui ta näeb midagi ja aga no mine tea, et ta ei ole siuke lõhna peale kala ja nagu luts ja lutsu, no mine tea. Ma ei usu, et see soppi luts sisse tuleb, et seda kiiska või midagi võtaks, aga kunagi ei tea. Kunagi ei tea, et noh, rääkige, kui keegi teab, kas luts ronib ka niisugusesse soppidesse sisse või kas keegi on niisugusest sopist saanud või mis teema sellega on, pigem ikka jõest ja hetkel ma veel sinna jõe peale ei ole läinud proovima ka ronida, et ja vist ei lähe ka täna veel proovima, aga midagi, järgmine sööt külge ja järgmiseks söödaks on meil siis tainakuul, et manna vist oli nisujahu ja siis see vaniljesuhkur, vaniljeessents, niisugused komponendid ja vaatame, kas me saame siit, juba tahab ära külmuda see asi siin, niisuguse normaalse kuulikese. Niimoodi paneme siia otsa ja vaatame siis, kas seda keegi tahab. Nii, keegi võtab. Ja vaatame kohe, kas võtab uuesti. Kas tuleb nüüd uus liik ka peale turbade ja kiiskade midagi. Vaatame, kas jäi otsa üldse see sööt, jäi otsa, ei võetud ära. Aga nii. Vaikselt nokkis see, ma oletan, oli särg, sest turvad võtsid ikka päris tugevalt siin ennem, et ei olnud niisugust nokkimist, kui võttis, oli ikka niisugune väga konkreetne võtt. Ei olnud niisugust pirtsutamist. Turb nagu röövkalana, pool röövkalana ikka rabab, kui võtab. Aga jah, see väike tõnks oli vist, ma oletan, mingi särk käis proovimas. Muidugi see on jälle siuke sööt, see tainakuul, et noh seda, et kui ma usun, et pekki võiks võtta ahven ka ja röövkala ka parema meelega on ju, noh ahven just, siis ma ei usu, et seda tainakuuli nüüd näiteks ahven või kiisk või nii, midagi oli jälle, tõstis. Et või latikas või, no latikas vist võtaks tegelikult tainakuuli, aga jah, ma usun, et sellel pekil ja munal nagu loomsel söödal on nagu rohkem siin võimalust, kui sellel tainakuulil erinevaid kalaliike püüda. Aga no, vaatame, meil veel veits aega on, mõni minut, et mis see tainakuul meil siin teeb. Ja enamus võtt kõik on siin selle ühe augu peal olnud, et tundub, et nad siin kõige allikapoolsema augu all üldse need kalad on praegu. Nokib. Nii, ja midagi tuli. Ja tuligi ära siis tainakuuliga särg, nagu ma arvasin, et särg nokib siin all. Sellist mõõtu särg, et jätame ta varuks. Äkki sobib unna külge elus söödaks. Ma rohkem undasi praegu sisse ei pane, paneme ta tünni lihtsalt elama. Ja meil on jäänud veel 1 minut tainale võimalust anda, nii et särg tünni! Uus tainas külge ja vaatame edasi. Ja esimene osa siis sellisest testimisest läbi. Ja võitjaks tuli munavalge. Ma ütleks, et teisele kohale tuli tainas, sellepärast et võtmist oli veel siin, enne kui aeg otsa sai. Ja võib-olla oleks õnnestunud isegi kätte saada, kui pikemalt püüaks. Ja siis 3. koht see pekk. Ehk siis töötavad küll need asjad. Testige ka.
ja nüüd undadega pole hetkel veel midagi toimunud, aga hakkab pimedaks minema. Ma arvan, ma teen niisuguse pulli, et ma tulen kella 6 ajal õhtul veel korra vaatama neid. Ja kui siis midagi otsas ei ole, ma võtan nad välja ja selle särje, mis ma ühe tünni panen hommikul siia sisse tagasi, et ma ei taha, et nad nii kinni jäätuvad siin, et siin tuleb ikka kõva külm ja raiu neid siin hommikul lahti. Vot nii. Teine osa tuleb nüüd küll memberitele ainult, kus ma testin siis järgmist 3 sööta. Et kes tahab seda ka näha, siis meie toetamiseks liituge member videode ja vaata, kes tahab seda näha, siis meie toetamiseks liituge ka memberitega. Ja kui ei oska liituda või midagi, siis YouTube'is on õpetusi selle kohta küll, kuidas selle member asjaga liituda või küsige minu käest, siis kirjutage mulle sinna Facebooki või meilile või eks ma siis seletan. Ja rohkem midagi. Kui tuleb nüüd mingit haugi veel, siis teeme uuesti teise lõpu ka siia videole, kui ei tule, siis see jääb nii-öelda lõpuks, selle video lõpuks. Kerige magama ära, kratid, ja näeme järgmises. Ja siin nüüd, mis see kell on? Ma ei saagi kella vaadata telefoni tuppa, aga peaaegu täitsa pime ja tuli Nõuge kusele plätude ajal ja vaatame, et Keiu und, vaatame sealt ülevalt, Keiu unnalipp on püsti. Ehk siis lähme ja vaatame. Nüüd on selline asi, võtad selle unna, viskad kõrvale ja hakkad nöörist tõmbama. Võta see und, viska kõrvale, hakka nöörist tõmbama. Ja. Viska kõrvale, hakka nöörist tõmbama. Tunned midagi? Tõmba nöör välja. Ei ole. Stop. Jää ääre taha kinni. Nii, katsume lahti saada. Nii, ei olnud lihtsalt lahti tõmmanud, aga no midagi, paneme uuesti ja kontrollime kella 6 ajal veel üle. Et nüüd kerige magama ära, kratid, või siis tuleb veel 3. lõpp ka kella 6 ajal.